See oli kord kesktalvel. Lumehelbed langesid taevast nagu suled. Mustast eebenipuust raamidega akna juures istus kuninganna ja õmbles. Kui ta seal õmbles ja lund vaatas, torkas ta endale nõelaga sõrme. 3 tilka verd kukkus lumele. Ja kuna punane on valgel lumel imeilus, mõtles kuninganna endamisi. Sünniks mulle laps, valge nagu lumi, punane nagu veri ja nii mustade juustega, nagu on aknaraami puu. Varsti sündis kuningannale tütreke ja ta oligi valge nagu lumi, punane nagu veri ja nii mustade juustega nagu eebenipuu. Talle pandi seepärast nimeks lumivalgeke. Peale lapse sündi kuninganna suri. Aasta pärast võttis kuningas endale uue naise. Uus kuninganna oli ilus, kuid uhke ja upsakas. Ta ei kannatanud, et keegi temast ilusam võiks olla. Kuningannal oli võlupeegel. Kui ta selle ette astus, seal ennast vaatles ning ütles: Peeglike, peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Vastas peegel: Kuninganna, teie olete kauneim kogu maal. Siis oli kuninganna rahul, sest ta teadis, et peegel räägib tõtt. Lumivalgeke aga sirgus suureks ja muutus järjest kaunimaks ning kui ta 7-aastaseks sai, oli ta ilus nagu hele päev. Ilusam veel kui kuninganna. Kui kuninganna kord oma peeglilt küsis: Peeglike, peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Vastas peegel: Kuninganna, teie olete küll kauneim siin, kuid lumivalgeke 1000 korda ilusam veel. Kuninganna ehmus ning muutus kadedusest kollaseks ja roheliseks. Ja iga kord, kui ta lumivalgekest silmas, seisatas tal süda sees. Nii väga vihkas ta tütarlast. Kadedus ja uhkus kasvasid kuningannas südames umbrohu kombel järjest suuremaks ja tal ei olnud enam rahu ei päeval ega ööl. Ta kutsus ühe oma jahimeestest enda juurde ja ütles: Vii see laps metsa, ma ei taha teda enam näha. Tapa ta ära ja too mulle kopsud ja maks asitõendiks. Jahimees kuulas sõna ja viis tütarlapse metsa. Aga kui ta vibu pingule tõmbas, et lumivalgekese süütud südant noolega läbi puurida, hakkas lumivalgeke nutma ja palus: Armas jahimees, jäta mind ellu. Jooksen kaugele, kaugele metsa ja ei tule kunagi enam koju tagasi. Ja kuna lumivalgeke oli nii ilus, hakkas jahimehel temast kahju ja ta ütles: Jookse pealegi, vaene laps. Ise aga mõtles: Metsloomad söövad su küll varsti ära. Kuid siiski tundus talle, nagu oleks kivi südamelt langenud, sest ta ei tarvitsenud lumivalgekest tappa. Ja et parajasti noor metssiga hüpates lähenes, pistis ta selle surnuks, võttis kopsud ja maksa välja ja viis need kuningannale asitõendiks. Kokale anti käsk neid soola sees keeta ja kuri naine sõi nad ära ning arvas, et sööb lumivalgekese kopsu ja maksa. Vaene laps oli aga ihu üksi suures metsas ja kartis nii väga, et vaatles kõiki lehti puudel
ja ei teadnud, kuidas hädast pääseda. Ta hakkas jooksma ja jooksis üle teravate kivide ning läbi okkaliste padrikute. Metsloomad tormasid temast mööda, kuid nad ei teinud talle midagi. Lumivalgeke jooksis nii kaua, kui jalad kandsid. Jooksis pimeduse tulekuni. Siis nägi ta tillukest maja ja läks sisse, et puhata. Kõik asjad majakeses olid väikesed, kuid kirjeldamatult nägusad ja puhtad. Valge linaga kaetud lauakesel oli 7 väikest taldrikut, iga taldrikukese kõrval lusikas ja 7 noakest ja kahvlikest ning 7 peekrikest. Seina ääres seisis kõrvuti 7 väikest lumivalgete linadega kaetud voodit. Kuna lumivalgeke oli näljas ja janus, siis sõi ta igalt taldrikult natuke juurvilja ja leiba ning jõi igast peekrikesest tilga veini, sest ta ei tahtnud ühelt kogu toitu ära võtta. Siis tahtis ta heita voodisse, sest oli väga väsinud. Kuid ükski voodike ei olnud talle päris paras. Üks oli liiga pikk, teine liiga lühike. Kuni lõpuks 7. voodike sobis lumivalgekesele. Ja sinna jäi ta lamama ning uinus. Kui oli juba üsna pime, tulid koju majakese peremehed, 7 pöialpoissi, kes mägedes maaki välja kaevasid. Kõik 7 süütasid oma lambikesed ja kuna nüüd oli toas valge, märkasid nad, et keegi oli nende juures käinud, sest tuba polnud enam nii korras, nagu nad selle olid jätnud. Esimene pöialpoiss küsis: kes on minu toolikesel istunud? Ja teine imestas: kes on minu taldrikukeselt söönud? Ja kolmas: kes on minu leivakest hammustanud? Ja neljas: kes on minu juurviljakest maitsnud? Ja viies: kes on minu kahvlikest tarvitanud? Ja kuues: kes on minu noakesega lõiganud? Ja 7: kes on minu peekrikesest joonud? Esimene pöialpoiss vaatas ringi, nägi oma voodil väikest lohku ja küsis: kes on minu voodikeses lamanud? Teised pöialpoisid tulid joostes ja hüüdsid: meie voodites on ka keegi olnud. Kui aga 7. oma voodikesse vaatas, nägi ta seal lumivalgekest magamas. Ta kutsus teised. Pöialpoisid jooksid tema juurde ja karjatasid imestusest. Nad tõid oma 7 väikest lampi ning valgustasid lumivalgekest. Oh sa taevas, hüüdsid nad, kui ilus see laps on. Ja nad olid nii rõõmsad, et ei äratanudki lumivalgekest, vaid lasksid tal voodikeses edasi magada. 7. pöialpoiss aga magas oma sõprade juures, iga ühe voodis tunnikese ja öö oligi möödunud. Saabus hommik. Lumivalgeke ärkas, nägi 7 pöialpoissi ja kohkus. Pöialpoisid küsisid aga lahkesti: mis su nimi on? Minu nimi on Lumivalgeke, vastas tütarlaps. Kuidas sattusid sa meie majja? Küsisid pöialpoisid edasi. Siis jutustas Lumivalgeke neile,
kuidas võõras ema oli käskinud teda ära tappa, jahimees aga ta ellu jätnud ja et ta jooksnud terve päeva, kuni lõpuks leidnud nende majakese. Siis ütlesid pöialpoisid: kui sa tahad hoolitseda meie majapidamise eest, keeta, voodeid üles teha, pesu pesta, õmmelda ja kududa, ja kui sa maja korras ja puhta hoiad, siis võid jääda meie juurde ja sul ei ole millestki puudus. Väga hea meelega, ütles lumivalgeke ja jäi nende juurde. Lumivalgeke pidas majakese korras. Hommikul läksid pöialpoisid mägedesse maaki ja kulda otsima ja tulid õhtul tagasi. Ning selleks ajaks pidi toit valmis olema. Kogu päeva oli tütarlaps üksinda. Seepärast hoiatasid head pöialpoisid teda ja ütlesid: hoia oma võõras ema eest. Küllap ta varsti teada saab, et sa siin oled. Ära lase kedagi sisse. Kui kuninganna oli söönud kopsud ja maksa, arvas ta, et on jälle kõige ilusam. Ta astus peegli ette ja küsis: peeglike, peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Seal vastas peegel: kuninganna, teie olete küll kauneim siin, kuid lumivalgeke mägede taga 7 pöialpoisi juures on 1000 korda ilusam veel. Kuninganna kohkus, sest ta teadis, et peegel ei valeta. Ta sai aru, et jahimees oli teda petnud ja et lumivalgeke on veel elus. Ja ta hakkas uuesti mõtlema, kuidas lumivalgekest hukata, sest kadedus ei andnud talle enne rahu, kui tema ise saab kõige ilusamaks kogu maal. Lõpuks tuli ta heale mõttele, värvis oma näo ja riietus vanaks kaubitsejaks. Siis läks ta üle 7 mäe 7 pöialpoisi juurde, koputas uksele ja hüüdis: ostke head kaupa. Lumivalgeke vaatas aknast välja ja küsis: tere, armas naine, mida te müüte? Head kaupa, ilusat kaupa, vastas vanaeit. Igat värvi pihikupaelu ja võttis välja kirjust siidist punutud paela. Võin selle ausa naise küll sisse lasta, mõtles lumivalgeke, tegi ukse riivist lahti ja ostis endale ilusa pihikupaela. Laps, ütles vanaeit, missugune sa välja näed? Tule, las ma seon su pihiku korralikult kinni. Lumivalgeke seisis paha aimamata vanaeide ees ja laskis tal oma pihiku kinni tõmmata. Vanaeit sidus aga kähku ja nii kõvasti, et lumivalgekesel hing kinni jäi ja ta nagu surnu maha kukkus. Nüüd ei ole sa enam kõige kaunim, ütles vanaeit ja ruttas välja. Varsti peale seda õhtusöögi ajaks tulid 7 pöialpoissi koju. Ja kuidas nad kohkusid, kui nägid, et nende armas lumivalgeke lamab maas nagu surnu ega liiguta ennast. Pöialpoisid tõstsid lumivalgekese üles ja nähes, et ta pihik oli liiga kõvasti seotud, lõikasid nad paelad katki ja pikkamööda hakkas lumivalgeke hingama
ning oli jälle elus ja terve. Kui pöialpoisid kuulsid, mis oli juhtunud, ütlesid nad. Vana kaubitseja polnud keegi muu kui nurjatu kuninganna. Ole ettevaatlik ja ära lase kedagi sisse, kui meid kodus ei ole. Kui kuri naine koju jõudis, läks ta peegli ette ja küsis. Peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Peegel vastas nagu varemgi. Kuninganna, teie olete küll kauneim siin, kuid lumivalgeke mägede taga 7 pöialpoisi juures on 1000 korda ilusam veel. Kui kuninganna seda kuulis, tõusis kogu veri talle pähe. Nii väga kohkus ta. Ta sai aru, et lumivalgeke oli ellu ärganud. Nüüd aga, ütles ta, mõtlen ma midagi välja, mis sind täiesti hävitab. Ja tundes nõiakunsti, valmistas ta mürgise kammi. Siis riietus ta ümber ja muutis ennast teiseks vanaeideks. Ta läks üle 7 mäe 7 pöialpoisi juurde, koputas uksele ja hüüdis. Ostke head kaupa. Lumivalgeke vaatas välja ja ütles. Minge aga edasi. Ma ei tohi kedagi sisse lasta. Aga kaupa vaadata võid sa ometi, ütles vanaeit, võttis välja mürgise kammi ning hoides seda kõrgel näitas lumivalgekesele. Kamm meeldis lapsele nii väga, et ta ennast petta laskis ja ukse avas. Kui nad hinna suhtes kokku olid leppinud, ütles vanaeit. Tule, las ma kammin sind. Vähemagi kartuseta lubas lumivalgeke vanaeidel ennast kammida. Vaevalt oli aga eit kammi lumivalgekese juustesse pannud, kui mürk juba mõjus ja tütarlaps meelemärkusetult maha kukkus. Sa kõige kaunim, nüüd on sul lõpp käes, ütles tige naine ja läks edasi. Õnneks saabus peagi õhtu ja 7 pöialpoissi tulid koju. Kui nad lumivalgekest surnult maas lamamas nägid, kahtlustasid nad kohe võõras ema, hakkasid vaatama, milles asi ja leidsid mürgise kammi. Vaevalt olid nad kammi juustest välja võtnud, kui lumivalgeke juba ellu ärkas ja jutustas neile kõigest, mis oli juhtunud. Siis hoiatasid nad teda veel kord, et ta ettevaatlik oleks ja kellelegi ust ei avaks. Kuninganna astus kodus peegli ette ja küsis. Peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Peegel aga vastas nagu ennegi. Kuninganna, teie olete küll kauneim siin, kuid lumivalgeke mägede taga 7 pöialpoisi juures on 1000 korda ilusam veel. Kuulnud peegli vastust, hakkas kuninganna viha pärast kogu kehast vabisema. Lumivalgeke peab surema, hüüdis ta. Maksku see, kas või minu enese elu. Siis läks ta salakambrisse, kus keegi teda ei seganud ja valmistas seal mürgise õuna.
Väliselt oli õun aga väga ilus, valge ja punapõseline, nii et igaüks, kes seda nägi, seda süüa pidi tahtma. Aga kes temast tükikese sööb, sureb. Kui õun oli valmis, värvis kuninganna oma näo, riietus talunaiseks ja läks üle 7 mäe 7 pöialpoisi juurde. Ta koputas uksele. Lumivalgeke pistis pea aknast välja ja ütles: ma ei tohi kedagi sisse lasta. Pöialpoisid ei luba. Mul pole midagi selle vastu, ütles talunaine. Küll ma oma õuntest juba lahti saan. Võta, ühe kingin ma sulle. Ei, ütles lumivalgeke, ma ei tohi midagi vastu võtta. Kardad sa mürki, küsis vanaeit. Näed, lõikan õuna 2 tükiks. Punapõselise poole sööd sina, valge mina. Õun oli aga tehtud nii kavalasti, et mürgitatud oli ainult punane pool. Ilus õun meeldis lumivalgekesele ja kui ta nägi, et talunaine seda sööb, ei saanud ta kauem vastu panna, sirutas käe välja ning võttis mürgise poole. Vaevalt oli ta aga tüki hammustanud, kui juba surnult maha kukkus. Kuninganna vaatles teda õudse pilguga, naeris väga kõvasti ja ütles: valge kui lumi, punane kui veri, must kui eebenipuu. Seekord pöialpoisid sind enam ellu äratada ei saa. Ja kui ta kodus peeglit küsitles: peeglike, peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Siis vastas peegel lõpuks ometi: kuninganna, teie olete kauneim kogu maal. Nüüd oli kuninganna kade süda rahul, nii rahul, kui kade süda olla saab. Kui pöialpoisid õhtul koju tulid, leidsid nad lumivalgekese elutuna maas lamamas. Nad tõstsid ta üles, otsisid, kas ei leia midagi mürgist, sõlmisid paelad lahti, kammisid ta juukseid, pesid seda vee ja veiniga, kuid kõik oli asjatu. Armas laps oli surnud ja jäi surnuks. Pöialpoisid asetasid ta raamile, istusid 7 raami äärde ning leinasid teda nuttes ja nutsid 3 päeva. Siis tahtsid nad lumivalgekese maha matta, kuid lumivalgeke näis nii värske nagu elav inimene ja ta põsed olid veel ilusad punased. Pöialpoisid ütlesid: kuidas me saame teda säärasena matta musta mulda? Ja nad lasksid teha läbipaistva klaaskirstu, et lumivalgekest igast küljest näha oleks. Asetasid ta sinna sisse ja kirjutasid kirstule kuldsete tähtedega ta nime ja et ta on kuningatütar. Siis viisid nad kirstu mäe harjale ja üks neist jäi alati sinna teda valvama. Ja tulid ka loomad ja leinasid lumivalgekest. Esimesena tuli öökull, siis vares ja lõpuks tuvike. Lumivalgeke lamas kaua aega kirstus ja näis, nagu magaks ta, sest ta oli valge kui lumi, punane kui veri
ja mustajuukseline kui eebenipuu. Kord aga sattus metsa kuningapoeg. Jõudis pöialpoiste maja juurde ning tahtis seal ööbida. Ta nägi mäeharjal kirstu ja selles ilusat lumivalgekest ning luges, mis oli kirstule kuldsete tähtedega kirjutatud ja ütles pöialpoistele: andke kirst mulle, annan selle eest kõik, mida tahate. Aga pöialpoisid vastasid: me ei anna kirstu isegi kogu maailma kulla eest. Kuningapoeg ütles: siis kinkige ta mulle, sest ma ei saa elada lumivalgekest nägemata. Ma austan teda ja pean temast lugu nagu oma armsamast. Kui kuningapoeg nii rääkis, hakkas pöialpoistel temast hale ja nad lubasid talle kirstu. Kuningapoeg käskis oma sulaseid kirstõlgadel ära kanda. Juhtus aga, et need komistasid põõsale ja raputamisest kukkus mürgine õunatükk lumivalgekese kurgust välja. Ta avas silmad, tõstis kirstukaane üles, tõusis istuli ning oli jälle elus. Kus ma olen? Hüüdis ta. Kuningapoeg ütles rõõmsalt: sa oled minu juures, ning jutustas, mis oli juhtunud ja ütles: oled mulle armsam kõigest muust maailmas. Tule minuga minu isa lossi ja saagu sinust minu abikaasa. Lumivalgeke oli nõus ja läks kuningapojaga kaasa ning nende pulmi pühitseti suure hiilguse ja toredusega. Peole kutsuti aga ka lumivalgekese õel võõras ema. Ta pani endale ilusad riided selga, astus peegli ette ning ütles: peeglike seina peal, kes on kauneim kogu maal? Peegel vastas: kuninganna, teie olete küll kauneim siin. Noor kuninganna aga 1000 korda ilusam veel. Siis sajatas kuri naine ja tal hakkas hirm. Nii hirm, et ta ei teadnud enam, mida teha. Alguses otsustas ta pulma mitte minna, kuid ta ei saanud rahu. Ta pidi minema ja noort kuningannat nägema. Ja kui ta sisse astus, tundis ta lumivalgekese ära ja kangestus hirmust ning ehmatusest. Sellest muutus ta nii inetuks, et keegi enam ei tahtnud talle otsa vaadata ja tema ise ka enam ei tahtnud peeglisse pilku heita. Ja ta hakkas jooksma, jooksis suurde paksu metsa ning sellest ajast saadik pole keegi teda enam näinud ega tea, mis temast on saanud. Lumivalgeke aga elas oma printsiga õnnelikult ja kui nad surnud ei ole, siis elavad nad veel praegugi.